Mind inspireerivad alati andekad ja töökad mehed ja üks seisab minu kõrval taaskord. Kaspar, rõõm sind taaskord näha, remondifirma mehed, möllates, töö käib. Tervist, jaa, ikka töö käib, ega töömees ei puhka. Ei puhka. Ja ega klient ka ei puhka, et asjad tahavad ju valmis saamist tegemist. Kuidas vahepeal läinud on? Mis tehtud on? No siin on nüüd mõned kuud on mööda läinud, tehtud on omajagu, ehk siin mõned korterid valmis saanud, vanitubasid loendamatu arv ja loomulikult neid pisitöid, millest me alati ka räägime, et mida me tegemas käime. Et küll on siin pandud nõudepesumasinaid paika, kardinapuid riputatud, parandatud aknapalesid, ukse avasid, igast väikseid pisiasju oleme käinud ka niimoodi vahele tegemas. No pisiasju, aga see, kus me praegu oleme, see vist ikkagi pisitööd alla ei lähe, on ja? See nüüd on jah, üks meie jaoks ütleme kõige mahutkam projekt, mis me üldse ette võtamegi, ehk siis korteri kapitaalremont. Ja siin on siis tegemist Lasnamäe 3-toalise korteriga, mis sai siis planeering sisuliselt sama, natukene mingit seinu juurde ehitatud, aga kogu see kompott on tervikuna välja pakutud kliendile, nii et meie käest inimene tuleb sisse, ainult köök tuleb veel teiselt tarnijalt, ülejäänud asjad on kõik meie poolt, et paari päeva pärast nad hakkavad kolima ja siis juba on oma uues kodus. Siin oli selles mõttes stardipunkt oli ülihea, sest kliendid ise olid käinud sisearhitekti juures, antud juhul siis Anu Toom, ja tema on siis kokku pannud selle visuaalse kavandi, et kuidas, mis toonid, kuhu, millised valgustid, millised pesad, millised uksed, mis vannitoas ja kõik selline pakett on sealt poolt, et meie asi oli lihtsalt hinnad juurde panna ja eelarvesse ära mahutada. Aga see tegi teie elu ka natuke lihtsamaks, kui juba enne oli Anu nagu ära teinud, on ju? Jaa, absoluutselt, loomulikult. Et ütleme, kõige suurem point ongi just see ruumipaigutus, et korterid on ju kitsad, ja seetõttu on jõle hea, kui keegi on läbi mõelnud selle, et kuidas sul see laud täpselt siia kööki mahub, mis sügavusega mingisugused tasapinnad, kapid ja just eriti vannitoa puhul ka, et kõik ikkagi normaalselt ära mahuks ja et inimesel oleks selle pärast ruumi neid kasutada ka. Aga vaatame siis korteris ringi ka, et mida siis mehed siin täpselt ära on teinud ja tegelikult 3-toaline küll, aga siin ütleme 4. tuba on siis juba nagu vannituba, 5. tuba tegelikult on siis juba köök, et seda ruumi on siin tegelikult ikka päris omajagu, lähen vaatame ringi. Mis te siin tegite? See tegelikult oli, ennem oli elutuba ja siia saigi siis ehitatud üks kergsein vahele, kips, vill sees ja siia poole jääb siis majandusruum, siia on toodud väljatulekud pesumasinale, kuivatile, siia tuleb terve mööbel selline ja siis siia tuleb väike kontori nurgakene ka. Ja sellest elutoast, endist elutoast sai nüüd siis magamistuba? Jah, üks magamistuba on see, jah. No nii, ja siis köögis siin sai ka nüüd jällegi sisekujundaja on öelnud, et lagi ka tumedaks, tegelikult päris kihvt efekti on, et omanikud ikkagi väga on usaldanud kujundajate, mis on väga õige lüke, et tegelikult tulemus tuleb väga kihvt. Nii ja siis vannitoas on siis kujundaja poolt ka, et sein ei ole nagu plaaditud üleni, plaaditud on ainult siis vanni osa ja siin, kus tuleb valamu ja vetsupott, et siin on puit. Siin on niisugune puidu imitatsioon, et see läheb siis nagu ustega ja asjadega kokku, et jääb kindlasti väga pull. Ja vannitoas sai siis karp kõik välja, absoluutselt kõik on uued seinad, seina on nihutatud ja ühistuga koos sai siis ka mõlemas nii köögis kui vetsus ka püstakud ära vaetatud, et tulevikus siia enam torumees kallale tulema ei pea. Laed, seinad on nüüd üle vaadata, aga põrandad ka, et siin on mõned erinevad sellised toonid, asjad, mis te siin maha pand? Siin on siis nagu see, jah? Jaa, et põrandaga sai tegelikult siin siuke lugu tehtud, et siin algselt me lootsime, et äkki saab niimoodi lokaalse mingi tasandusega ja ospiplaat peale ja siis sinna peale juba viimane imisluskiht. Aga tegelikult, kui me nüüd põranda üles võtsime, selgus, et need põrandapaneelid on nii kõverad, ehk siin oli korteri lõikes, oli kuskil 7 sentimeetrit oli kõikumist madalama ja kõrgema punkti vahel. Ja sai siis omanikule välja pakutud, et kui juba kõik pulkadeks on tõmmatud, teeme hästi korralikult, tegime siia siis kipsivalu, mis on betoonist mõned korrad kergem ja kuivab hästi kiirelt ja on hästi elastne, et ei vaja armatuuri ega mitte midagi. Ja väga kiirelt käib töö. Õhtul mehed valasid, järgmine päev juba kõnnid peal, kõik on fine. Ja see sai tehtud kogu korteri ulatuses, nii et nüüd on põrand on täiesti sile, ta on seinte ääres siis ka membraaniga isoleeritud, ta annab ka natukene müra mõttes kaasa ja tegelikult põrand on soe, kuigi siin on nagu valupõrand. Ja põranda peal on siis osades ruumides on ainult 2,5 milline LVT, et nagu sa näed, see on niisugune tundub nagu puu, aga tegelikult on täielik sült, eks. Aga see on väga korralik LVT materjal, maha käib ta liimiga ja sama lugu on siis ka köökesik, vannituba sai kõik ühtse LVT-ga pandud ja ka vannituppa siis LVT maha. Kaua te nüüd müttanud olete ja kaua veel läheb? Me oleme müttanud siin nüüd natuke üle 2 kuu ja selle nädala lõpuks on inimestel sissekolimisrõõm, et ega meil ongi mõned pistikud ja kolu kokku tõmmata ja ongi kogu lugu. Köögimehed tulevad ka varsti. Ühesõnaga, natuke meil siin meestel vaja tegustada, me ei hoia teid kaua kinni, aga
kuidas ühendus saab? remondifirma.ee ikka selle kaudu? Jaa, absoluutselt, et vana hea remondifirma.ee või siis juba otse meilile kirjutada info@remondifirma.ee või siis meie telefoninumber, mis 45 12 10.